No nii, tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Mina olen Tambet, nii-öelda mõnnaka papa ja see on minu uus igakuine blogide seeria, kus ma võtan mõnnaka kuu kokku. Räägin täiesti ausalt, ilustamata sellest, mida me iga kuu teeme, kuidas meil läheb, mis läheb hästi, mis läheb halvasti, kui palju tuleb raha sisse, kui palju läheb raha välja, absoluutselt kõigest. Millal ma maksan ära siis teile ükskord selle? Kaua te ootate? Täna võtame ette jaanuarikuu. Jaanuaris toimus meil väga palju emotsionaalseid asju. Põrusime Soome turul, siis me pidime sellest kaubast lahti saama. Sellest räägin. Meie 4 meeskonnast ainult 2 alles. Enamus jaanuarikuust me olime üldse Tais. Räägime ka sellest, kuidas me oma e-äri Tais ajasime ja nii edasi. Ja selle hullu jaanuari vältel me suutsime teha rekordilised müüki Mõnnakas. Ma teen pärast, ma panen siia piiksu vaata selle koha peale, kus ma ütlen selle summa. Tulge kaasa ja vaata, mis toimus. Jumala hea oli. Jaanuar algas meil suht emotsionaalselt, et meil oli muidu tiimis oli meid 4, mina, Epp, Helen, Ülari, aga Helen ja Ülari me pidime nii-öelda koondama. Mõnnakas on lihtsalt veits praegu liiga hooajapõhine äri. Te ei pea 4 inimest palgale, et selle jaoks peab iga kuu tegema nii palju müüki. Emotsionaalselt oli see väga raske. Pidin ettevõtte panema ikkagi esikohale. Juba on näha, et tegelikult ettevõtte finantspool on väga palju muutnud juba 1 kuuga. Kui muidu oleks me põhimõtteliselt nulli tulnud, siis nüüd meil ei päriselt raha alles, mida investeerida. Siis Soome-Rootsi teemaga panime puusse veits, tellisime juba kõvasti kaupa, tahtsin mullult Soome turule minna, aga see on nii kallis ja nii raske turg. Praegu Mõnnaka jaoks ei tundnud õige hetk ja ei olnud rahalisi vahendeid. Aga siis meil oli terve hunnik kaupa, nii et see oligi meil jaanuari esimese poole suur küsimus, et mis selle kaubaga teha, sest need on täis korralikud Mõnnakad seisavad, aga nad on lihtsalt natukene teiste logodega. Ja panime siis oma inimestele müüki poole hinnaga lihtsalt. Meil olid superäidid, supervennad, mingid soome keeles igasugused. Et me nägime jälle oma seda kliendibaasi jõudu. Et üks asi, mida me oleme teinud, me oleme hästi meilidega olnud hästi tähelepanelikud juba koos Ülariga, et mitte saata mitte midagi, mis ei paku inimesele väärtust. Me saadame vähe meile, aga me proovime teha meilid, mis päriselt midagi ütlevad, et inimesel oleks päriselt põhjus avada, mitte see, et oh my god, jälle Mõnnakas saadab mingi meili. Me tegime 1 e-maili ja ma mõtlesin, et okei, et võib-olla müüme mingi 30-40 toodet selle e-mailidel ära, et see oleks väga-väga hea juba. Me müüsime 1 meiliga 6300 € eest neid Soome Mõnnakaid, mis oli üli-tuus, aga et inimesed olid õnnelikud ka, et see oli kõik võitsid ja andis väga-väga suure boosti meie jaanuarikuule tegelikult. Siis enamus jaanuarikuust me olime üldse Tais. You'll never forget. I'll never forget this one time my friend came out running and screaming, "It's a boy." He was literally in tears. We never went back to Thailand again. See ongi see, miks ma üldse seda e-kaubandust hakkasin tegema ja kunagi unistama sellist asjast, et anda seda vabadust, et ma ei taha olla kuhugi karpi surutud, et ma ei saa liikuda, ma pean ainult ootama reede õhtut ja nii edasi. Ma saan aru, see on täiesti normaalne elu, aga ma kuidagi tundsin, et ma tahaks proovida kuidagi teistmoodi ja täpselt see nüüd ongi Mõnnaka juhtunud, et me saime olla terve jaanuari põhimõtteliselt Tais ja me saime kõik asjad ära teha, meil oli pakkimisabi oli siin olemas, klienditeenindused, kampaaniad, kõik asjad me jõudsime tegelikult Taist ära hallata. Nüüd teine suur asi Mõnnaka kampaania ja käive see, kui tuli, oli siis sõbrapäeva kampaania. Meil on armastuse Mõnnakad, siis roosad Mõnnakad, täpselt sellist supernaine, mis sobivad sõbrapäevaks väga hästi. Ja kuna meil neid kohe laos ei olnud, siis üks asi, mida me alati teeme, kui meil vahepeal kaupa laos ei ole, me teeme eelmüügiga, paneme nad ikkagi müüki, me teame, millal nad jõuavad, aga siis selle eest saab inimene soodushinna. Ja see on meil hästi töötanud, et me alati mõtleme selle peale, et kui meil ei ole midagi kohe pakkuda, siis mida me saame omakorda kliendile selle eest pakkuda, et tema tunneks sellest väärtust. Ja täpselt eelmüügikaubaga me paneme eelmüügi soodustuse ja see toimis, et see sõbrapäeva kampaania läks meil hästi. Meil olid mõned väga head reklaamvideod, üks selline react video, kus siis naised kinkisid meestele ja olid naiste reaktsioonid seal ja selline mash-up kokku pandud. Kallis, mul on sulle midagi. Ja piltreklaamid ja muu sarnane ka. Et see töötas väga hästi ja tassis meid. Ja siis üks huvitav asi ka, mis mind üllatas, oli see, et meil on selline asi mälumängud ka. Ja ma tõin need Mõnnakasse müüki. Ja meil on ju väga palju naiskliente.
ja ka meeskliente, kes võiks kas siis endale tahta või siis ongi see, et naised oma mehele, et sõbrapäeva kingituseks nagu neid spordimälumänge, sest nad on mega lahedad ja nad on nagu hea lihtne kingitus ja ma arvasin, et need lähevad nagu mõnnaka klientide hulgas väga hästi, aga need peaaegu üldse ei müünud, et see oli nagu suht huvitav, et ei läinud nagu üldse peale need. Ma ei ole veel nagu mõelnud, mis see õppetund on, aga igatahes nii läks. Nii, ja siis lubatud kaua oodatud kokkuvõtte jaanuarist, et me tegime siis jaanuarikuude rekordi, me müüsime 37 000 euro eest kaupa, millega ma olen nagu üli rahul. Ma olen tänulik igale kliendile, kes meil on, kes meil tellib, kes meile tagasisidesid annab ja ütleb, et tehke ikka edasi ja et naine on õnnelik või mees on õnnelik või laps on õnnelik. Kõik see kupatus nagu kokku toimis ja väga lahe. Nii et nüüd on siis nii, et eks ma proovin seda vlogi järjest ägedamaks teha. See on lihtsalt esimene pilootprojekt, aga kui teile meeldis see, tahate veel kuulda, proovin võimalikult palju rääkida e-kaubandusest, ärist üleüldse, kuidas me midagi teeme. Mingitel kuudel ma kavatsen rohkem süvitsi minna, rohkem nagu infot ja väärtust anda, mis võib-olla nagu aitavad teise ka. Märtsis tuleb juba veebruarikuu kokkuvõte. Ma saan rääkida, kuidas meil toimus sõbrapäeva kampaania, naistepäeva kampaania, siis me kolisime mõnnakaga, väga palju huvitavaid asju toimub. Pluss märtsikuu vlogis annan siis kõigi uute subscriberite vahel loosin välja 5 vabalt valitud mõnnakat. Ükskõik millist tahad, selle saad. Visake like, visake subscribe, kommentaarides võite teada anda, kuidas teile meeldis, nagu lihtsalt tulistage ja ma annan tast parima, et see vlog veel ägedamaks teha tulevikus. Nii et pakaa!